Betsafe esitleb 13. aprill Tondiraba jäähall. Duel Fight Series. Tõeline kickboksi professionaalide lahing. Boksiringi astuvad parimad võitlejad Eestist ja Hiinast. 10 aastaga, kuidas sa tunned, milline sinu areng on olnud? Areng on olnud üsnagi stabiilselt ülespoole, et üsnagi vaikselt ei ole väga suurt hüpet teinud. Aga millised on sinu eesmärgid, kuhu sa jõuda plaanid või on see puhtalt selline hobi korras? No, siiamaani on suhteliselt hobi korras olnud, et polegi nagu eesmärke seadnud, et vaatan lihtsalt kaugele jõuan ja kuidas läheb. Okei, no 13. aprillil on siis Tondiraba jäähallis Eesti versus Hiina. Kas sa oled jõudnud oma vastasega juba tutvust ka teha? YouTube'ist ühte videot vaatasin. Tundus päris kiire ja terav võitleja. Millist rohtu siis tema vastu kasutad? Tugevaid kättelööke, ma arvan. Ja üritan teha enda parima. Paar nädalat on aega. Millised sinu päevad nüüd välja hakkavad nägema? Eks ma arvan, samamoodi edasi nagu viimased nädalad, et iga päev trenni ja valmistan nii hästi, kui suudan. Sa muidu töötad või õpid või? Töötan. Kuidas see on nagu võimalik seda, tegelikult ikkagi just nagu kõval tasemel võitlustel osaleda ja samal ajal ka tööga nagu seda kõike nagu omavahel siis nagu ajastada? Eks, ma ei tea, on võimalik, et lähed hommikul tööle 4-st koju ja tund aega puhkad ja lähed trenni ja iga päev suht samamoodi, et peale tööd trenni ja ei olegi midagi keerulist. Aga miks peaks tulema 13. aprillil Tondiraba jäähalli? No juba sellepärast, et see on põhimõtteliselt kõik Eesti paremad võitlejad koos ja üritan isegi anda endast parima. Et head lahingut. Oled sa varem nii suure publiku ees võidelnud? Ei ole, esimest korda. Kuidas on see pigem motiveeriv või natuke hirmutav? Kindlasti motiveeriv. Et ma arvan, et iga võitleja tahaks nii suurel areenil võistelda. Kuidas sul üldse on, et kui sa sinna areenile lähed, kell on kõlanud, mis su peas toimub sel hetkel? Eks ei teagi, et fokusseerid lihtsalt ainult vastasele ja üritad tal pihta saada. Ja kuidas siiani läinud on just nagu siis võitluste koha pealt, et ongi, ütleme, üsnagi pooleks, et mul ongi 11 võitu, 10 kaotust. Et ongi täpselt pooleks läinud põhimõtteliselt. Millised on sinu tugevused ja nõrkused? Tugevusteks pean siis tugevaid kättelööke ja nõrkused ei oska välja tuua. Neid ei olegi. Super, aga suured tänud sulle ja edu!